Möödunud laupäeva öösel teatati Pärnu politseile, et Suurjõe tänaval on ühele krundile tunginud vargad, kes pumpavad veokitest kütust välja. Niipea kui märgati politseiauto tulesid, kargasid 2 tegelast üle aia ja pistsid jooksu. Üks mees pistis punuma ühes suunas, teisele võtsime sappa meie ning ühel hetkel väsis ta jooksmisest ja peatus. Raisk, siia vargile nahhui! Lööma ei hakkasin. Üks jooksis sinna. Jah. On järg. Auto juurde. Tapa su sitabi ära, raisk! Kus mu akud on? Kus kõik asjad on? Mis ta räägib? Millest ma räägin, kus kütus on? Tule eest ära sega praegu. Eilne kütus. Sitapea raisk. Tõsine Kus see Audi on, millega te tulite? Mis Audi? Te leednumbritega Audi. Käed silla peal. Iga öö, iga jumala öö käid siin. Ei. Eile öö jäi vahele. Eilne öö jäid vahele. Kes kolmas oli ka või? Üks läks autoga minema. Aga 8 tuli tule, jah? Jah. Kütus ei jooksma või? Ma ei tea. Jookseb maha kõik. Kõik asju tead või? Kurdi oled raisk. Tasa. Mis tasa, noh? Ma pean sinu sita pärast ööd ja päevad läbi üleval olema. Tule. Nii nagu selgus, on üks jõe ääres tegutsev firma juba mõnda aega hädas kütusevarastega. Ei jäänudki muud üle, kui ööseks valvesse jääda ja nagu näha, õnnestus varitsus igati. Ei läinud palju aega, kui aia taha saabus hiilival käigul üks päevi näinud Audi, millest volksas välja 2 kanistrite ja voolikuga varustatud tegelast. Eelnevate varguste kahjusumma jääb 1000 euro kanti ja arvestades seda, et sel korral jõudis maha joosta 80 liitrit kütust, oli viimane kahju 100 euro kanti. Valmis pandud kanistritesse oleks aga mahtunud tunduvalt enam. Voolikut katsusin mina praegu, tõmbasin vooliku välja. Ülejäänud asju ma ei katsunud. Uputad kõvasti. Vaata paagil nad ei saa seda kätte. Punni siis keerata siit see tagant ära. Ümbruskonnast otsiti ka seda Audit, millega 3. mees 2 kaastöölist koos vahenditega aia taha poetas, kuid tabamatuks ta jäigi. Aga vähemalt õnnestus 2 vargile läinud meest kätte saada. Jätke siis nende näod meelde. Selline ongi siis meie noorsoo vabakasvatuse vili.